Tere tulemast kõigile, suur rõõm, et te olete täna meiega liitunud. Mina olen Ulla Kihva Prantsuse instituudist. Ja enne kui me teema juurde läheme, siis väike meeldetuletus või tähelepanek, et te saate siis muuta Zoomis seda, kas te lülitate oma mikri sisse või välja, et praegu siin taustal oli mingisuguseid helisid kuulda, et äkki te Frieda ettekande ajaks saate selle korraks siis mute'i peale panna, välja lülitada ja pärast, kui te tahate küsimusi küsida, et siis te saate jälle mikrofoni sisse lülitada, aga et siis ei ole mingisuguseid taustamürasid vahepeal. Aga minnes teema juurde, siis oktoobrikuu oli traditsiooniliselt moekunsti kinopäralt, kes on Prantsuse instituudi hea partner. Ja selleks, et natukene kauem veel moekunsti teemadega jätkata, mõtlesime Prantsuse instituudi teemaõhtu just sellele pühendada ja kutsusime külla noore Eesti moedisaineri Frieda Jõe, kes just hiljuti pälvis Prantsuse riikliku stipendiumi selleks, et õppida Pariisi moeinstituudis ja selle taga kevadel lõpetas ja nüüd töötab Givenchy moemajas praktikandina. Kindlasti teil on hea võimalus täna õhtult talt küsida ka konkreetsemaid küsimusi, mis teid huvitavad, et te võite oma küsimused panna siia samasse Zoomi chati kirja, et siis Frieda vaatab, et kas ta äkki saab mõnedele küsimustele vastata oma ettekande käigus või siis võtab need lõpus ette, aga kindlasti julgelt kirjutage chati oma küsimused või lõpus siis saate neid ka suusõnaliselt esitada või kui teil on äkki omalt poolt mingeid kommentaare. Aga nüüd ongi siis Zoomi põrand Frieda päralt, et suur aitäh, et sa oled meiega liitunud täna õhtul. Kas sa äkki oleksid nõus ennast esitlema ja siis juba ka andma sissevaate Prantsuse moemaailma, kus sa töötad? Aitäh, Ulla. Jah, ma mõtlesin tänase ettekande üles ehitada niimoodi, et ma kõigepealt ütleks paar lauset enda teekonna kohta ja siis mõned nopped, mis praegu minu jaoks Prantsuse, Pariisi üldse moes huvitavad toimub, et täiesti meelevaldne valik, aga lihtsalt põnevad asjad minu jaoks. Ja siis lõpus võib olla rohkem nagu sellest minu kogemusest koolis ja tööl, et seda moemaailma köögi poolt natukene avada. Teid on väga palju juba siia kogunenud ja tere kõikidele ja väga tore teid näha. Ma panekski äkki siis kohe selle share screen'i. Nii. Et siis minust alustasin juba päris pikka aega tagasi EKA-s bakalaureust. Tegin 1 aasta Erasmust, mille käigus ma olin Duperré koolis Pariisis. Ei olnud üldse selline tavaline Erasmuse kogemus, et ei olnud nagu pidu peo otsa, et ma tõesti üritasin sealt võtta kõike, mis võtta annab. Siis tegin mõned praktikad ka siin, millest kõige pikem oli pooleaastane praktika Cacharelli moemajas, kus ma tegelesin printide disainiga, kus ma tõesti õppisin kõike, mis ma tean printide kohta, mida ma pärast olen saanud professionaalses elus palju kasutada. Tulin tagasi, lõpetasin EKA ära viimase aasta. Tegin uuesti praktikaid, käisin Xenajosti juures Vietnamis, et moemaailmas praegu see Aasia kogemus on kindlasti väga, väga tarvilik ja hoopis teine maailm, ütleme nii. Ning pärast seda tulin
tulin tagasi ja sügisel pärast praktikat alustasin Ivo Nikolas, kus ma olin 2 aastat, töötasin disainerina. Sest see oli mulle väga vajalik, et ma tahtsin näha nagu päriselu toimimist, et ma ei tahtnud, et koolid kõik üks otsa tuleksid, et jah, nägin, kuidas toimib päriselt asjad. Aga ma teadsin, et ma tahan ikkagi magistrit ka teha kunagi ja siis ma jõudsingi siia Pariisi jälle tagasi, kus ma tegin 2-aastase magistriõppe Institut Français de la Mode'is ehk siis Prantsuse moeinstituudis. Pandeemia ajal koolis käia oli omaette kogemus, sellest pärast ka pikemalt. Ja siis hetkel töötan Givenchy's, teen 3D stuudios praktikat. Ja mis edasi saab, seda ei tea, et neid töökohti seal moemaailmas paistab väga vähe leiduvat, et kas on vutt töötukassasse minek või leiab midagi paremat. Igal juhul jah. Ja siis, et ma mõtlesin, mis nurga alt täna seda moodi analüüsida, et mis meil toimub, ja siis üks, mis kindlasti on väga palju mõjutanud kõike, et ma jäingi selle juurde, et kuidas siis COVID on moesüsteeme muutnud ja kas on muutnud. Nii siis, kui see kõik algas juba päris pikka aega tagasi, siis oli küll siuke tunne, et maailm hakkab nüüd lõppema, et kellel seda moodi vaja on. Mulle endal vähemalt küll, et ma 2 kuud kandsin lihtsalt sama pusa ja mõtlesin, et mood absoluutselt ei huvitanud mitte midagi seal. Ja siis, kui ma lõpuks hakkasin ennast uuesti kurssi viima, sundisin ennast mingit podcasti, Business of Fashionit lugema ja kuulama, siis kuidagi paistis silma, kuidas mingisugused staardisainerid või nagu mingid moe ilmategijad ja eksperdid kõik kiidavad seda, et kui tore ja kui huvitav aeg see on olnud, et see on nii palju saanud kodus olla ja nii lahe, et ei pea lendama moenädalatele ja see tekitas natuke paksu verd, et tundub kuidagi väga priviligeeritud seisus, kes sai sõna võtta sellel teemal, et kui tore oli kodus olla, et mina isiklikult jäin näiteks kinni väiksesse ühikatuppa, seinad lihtsalt hakkasid ümber kokku tõmbuma ja siin Pariisis esimese selle karantiini ajal ei tohtinud keegi õuegi minna. Ja oli väga hirmus kogemus, ütleme nii, et ma nädal aega istusin selles väikses tuakeses ära ja mul läks täiesti peas midagi segi, et ma näen siiamaani oma sõpru, kursakaasseid, kellel nagu ei ole midagi nagu taastunud, et neil on nagu see kinni olemine, see nagu päriselt see esimene kinni olemine muutis paljudes midagi. Ja mood ka läks siis kõikidesse kodudesse ja defileed hakkasid enamasti video vahendusel toimuma ja mis on huvitav selle puhul, et äkki kui kõikidel tekkis sama võimalus, siis samasugune ligipääs nendele showdele ja sellele, mis moes toimub video vahendusel, siis äkitselt inimeste huvi nagu langes märgatavalt, et need videoshowd kuidagi ei suutnud ikkagi kaasata inimesi piisavalt ja et kiideti küll neid alguses, et need on nagu uus reaalsus ja nii tore ja nii hakkabki olema, aga siis nii kui sai nagu päris show'sid uuesti teha, siis kõik läks ikkagi samasse rööpasse tagasi. Jah.
ja et siin ongi ka see jutt, millest hästi palju nagu see inklusiivsuse ja eksklusiivsuse küsimus moes, et nii palju aastaid on juba räägitud, et mood peab muutuma inklusiivsemaks ja kõiki kaasavaks aga tegelikult ma arvan, et moe mingisugune sisemine tunnetus on see, et see on lihtsalt eksklusiivne, et nagu nende videoshowde puhul oli näha, et me tahame ikkagi seda, mis ei ole kõikidele saadaval. Ja seega mulle tundub ka, et palju muutused, millest räägiti, et nendest väga midagi ei saa, et ma ise väga loodan, et see tarneahela küsimus jääb päevakorda ja see, et me väärtustaks ikka kohalikku tootmist ja ei loodaks nii palju impordi peale. Ja muidugi ka see, et inimesed lihtsalt vähem tarbiksid, oleks kõikidele parem. Neid videoshowsid oli igasuguseid, oli huvitavamaid, olid vähe huvitavamaid, aga üks, keda ma tahaksin siin välja tuua, oli J.W. Anderson, kes läks hoopis teises suunas, läks hoopis käega katsutavamaks, selliseks füüsiliseks, inimlikku kogemust väärtustavaks ja tema saatis laiali sellised karbid, kus oli, said voltida endale niisugused väiksed mudelid ja teha endale voltida seti ja seal olid värvid ja kanganäidised, et niisugune nagu otsene suhe disaineriga ja kuidagi selle disainiprotsessiga. Ja need karbid, neile tekkis nagu õudne järelturg lihtsalt jällegi, nagu need saadeti ainult valitud inimestele ja me tahame seda, mis kõik inimesed ei saa. Ja teine väga huvitav lahendus temalt oli see, kui ta saatis laiali sellised tapeteerimise karbid, paketid, et kõik said endale, kuna see on kodus loodud kollektsioon ja mingi seostada seda mingisuguse koduse käelise tegevusega, siis jah, see oli ka äärmiselt populaarne minu arust. Nii, ja siis sellest hooajast me lõpuks ometi läksime nagu enam-vähem tagasi show'de rütmi. Ja tõesti neid videoshow'sid oli märgatavalt vähem sellel hooajal, sest kõik tundub, on nendest vidinud natuke. Ja et kuidas see inklusiivsuse küsimus siis nagu edasi läks või nagu kas mõni ka seda arendas, sest mõned näited siis sellest, et Valentino näiteks tegi show, kus oli osa sellest defileest oli Pariisi tänavatel, et see on nagu kõikidele nähtav, kõik saavad sellest osa. Aga natuke oli selline tunne, et nagu see jäi tühjaks või nagu, et see oli lihtsalt ühekordne mingisugune põnev nurk asjadele. Keegi, kes tegi seda nagu minu arust paremini, üldse mina ei ole nagu Balmaini stiili austaja. Aga väga armas oli see, kuidas nemad tegid päriselt nagu Balmaini festivali, kus kõik need tema fännid said päriselt osa sellest. Ei ole seal sul show'l ainult neid, kes mingit moepressi, kes on nii väsinud ja nagu hädaldasid, et nii raske on lennukiga sõita kogu aeg show'dele, et saavadki kokku fännid ja saavad osa sellest kogemusest. Ja selline metakogemus pakkus meile Balenciaga. Neil oli teemaks punane vaip sel hooajal ja kuidas seal punasel vaibal, kui külalised saabusid, siis kuidas kõik segunes
modellid, need päris kollektsiooni osad, kuulsused, Balenciaga tiimiliikmed, nende sõbrad. Et sa ei saanud aru, kust hakkas kollektsiooni, kust algas nagu muu maailm, et väga selline põnev kogemus. Ja see lõppes siis või see punasene vaip ja siis selle mõte oli nagu see, et see oli premeer ja linastusel olid Balenciaga Simpsonid, et ka näitab kuidagi seda, et mood ei vaata kõrgustest alla inimeste poole, vaid see on nagu see imbub kõikidesse kultuurikihtidesse ja annab nagu mingisuguse üldise kultuurikogemuse. Ja siis üks väljatoomist vääriv seik veel siis sellest hooajast, kus Louis Vuittoni lavale tungis kliimaprotestija või ületarbimise vastu protestija, nagu neid ikka vahel satub. Aga 2021. aasta ja see täiesti ikka see protesti kustutati nagu absoluutselt Louis Vuittoni ajaloost, mis on, et siin keegi kiiresti pidi photoshopima selle taustalt ära, selle protesti ja see on nagu huvitav küsimus, et kuidas, et kõik teavad, et midagi juhtus, et miks me seda siis nii hullult varjame. Ja järgmises lõigus ma võtsin välja mõned tegijad, kes minu arvates on nagu Pariis on ja ikkagi selline vanade moemajade linn, et kui London on see, kus tekib uusi tulijaid ja hästi palju noori disainereid, sellepärast, et neil on seal head toetusmeetmed neile, siis Pariis on ikkagi selliste haute couture'i ja vanade väärikate majade linn, aga mõned on siiski siin viimasel ajal tekkinud, et need uued on siis kõik nagu viimase 10 aasta jooksul. Võib-olla ma tegin mingisuguse väikse valiku minu enda jaoks huvitavamad. Esimene, kes on nagu hästi kiiresti suutnud luua oma brändi koodeksi, minu jaoks oli või on Marine Serre, kellel nagu nii ikkagi suhteliselt noor disainer ja kui palju on tema disainidest juba koopiaid tehtud ja kuidas see on kuidagi nagu läinud massidesse. Tema see kuu logo siis ja sellised liibuvad kostüümid, catsuitid ja kuidas ta hästi targalt minu arust suudab iga hooajaga edasi viia oma neid brändi tugisambaid. Et jah, et tal on nagu mingid materjalid, mingisugused motiivid, millega ta liigub kogu aeg edasi ja ta on väga äratuntav stiil ja väga nutikas minu arvates. Teine, kes on juba ka väga mõnda aega tagasi juba väga kultuslikuks muutunud, on Jacques Mus. Tõin ta just sellepärast välja, et minu jaoks ta kuidagi oli üks esimestest, kes kui ma ei tea, 10 aastat tagasi oli mul tunne, et see naiselikkus on täiesti ära kadunud moest ja kõik oli nagu äärmiselt lohvakas ja androküünne, siis tema kuidagi suutis selle seksikuse uuesti selliseks lahedaks teha. Ja ta see ülisuur õlgkübar, ka toode, mis jäi silma ja kuidagi tungis inimeste teadvusesse. Kes mul veel on? Atlain, kes tema käis isegi meil koolis mõnedel hindamistel. Väga meeldiv inimene iseenesest, aga ta stiil on pigem minimalistlik.
ka naiselik. Mulle tundub, et kui mõnda aega tagasi oli see nagu see mega Gucci vaimustus, et kõik oli väga maksimalistlik, siis nüüd me jälle kuidagi suudame hinnata mingisuguseid puhtaid jooni ja ilusaid tooteid, ilusat disaini. Coperni ka samamoodi natuke minimalistlikum, mingisuguse vindiga. Kuidagi endal tuli pähe Bauhausilik, lihtsalt nagu arhitektuurne minu jaoks. Eriti nende aksessuaarid, kotid. Ja siis Ami, kes alustas meeste moega ainult, kellel on minu arust see tailoring pool on väga nutikas ja tõesti nagu läbimõeldud disain ja märksõna võib olla pariisilik minu jaoks tema puhul. Ja siis ma vaatasin, mõtisklesin natuke selle peale, mida ma tänaval näen ja mis on nagu, et mitte öelda, et sügisel on moes kudumid või muud šokeerivad uudised, aga midagi, mis on nagu erilist ja mis on mingisuguse kultuurilise tähtsusega minu arust välja tuua. Sel sügisel, kui ma tulin nüüd tagasi, kui ma alustasin tööd, ma olin suvel suhteliselt moest kaugel olnud ja ei tahtnud väga selle peale mõelda. Ja stuudiosse tulin ja kõikidel disaineritel olid kolekingad jalas. Crocs on nagu lihtsalt, sellest ei saa üle ega ümber praegu. Ja see ongi nagu tavaline protsess disainis tegelikult, et kui midagi muutub hästi massimeedias või teist nagu suure hulga inimeste silmis koledaks, ebameeldivaks, siis disaineritele meeldib sellega mängida ja see nagu kusti tagasi tuua, kuni tekib jälle mingisugused koled või nagu mingisugused inetumad teisendid massimoes sellest ja see muutub nii-öelda jälle uuesti koledaks ja siis niimoodi see tsükkel nagu käib. Et jah, siin on mõned pildid on nii mu sõpradest kui praktikakaaslaste jalanõudest ja internetist. Et see ei ole nagu ainult Crocsid, et see on nagu igat sorti koledad kinga. Et minu isiklikult see on minu stiili, jalanõustiili vastand, nii et ma lähiajal veel seda ei planeeri jalga panna, aga eks näis vaatame aasta aja pärast, võib-olla ma olen ka moodsaks saanud. Ja seda, et siin on rohkem näha juba seelikutega mehi, mis on lahe, et ma olen alati mõelnud, et miks niimoodi on, et neil on ainult üks variant, et naistel on nii palju erinevaid, et nüüd see nagu on nagu rohkem tänavapildis, ma ütleks ka, ja on nagu normaliseerunud, seda on tore näha. Et näiteks nagu Raf Simons tegi kollektsiooni, kus teil on ühtegi paari pükse ja minu arust nagu see seelik või nagu seelik, mida nad kannavad, see ei ole kuidagi mingisuguse haprusega seotud, vaid see ongi nagu maskuliinne ja see on lahe. Ja jah, ma väga pooldan seda. Seda on ka neid piiluvaid trussikuid on juba ka nagu päris pikalt olnud, neid on kindlasti Eestis ka kõvasti ja massimoes juba kõvasti, aga lihtsalt kultuuriliselt huvitav välja tuua, et kui 90-ndatel olid nad seal tagant, paistsid välja see nii-öelda vaalasaba, see kolmnurk, siis nüüd nad pigem piiluvad puusa pealt. Ja et miks siis, et kui meil praegu on kõige popim kehatüüp ikkagi, kahjuks 2021. aastal meil on ikkagi pop kehatüüp, mis ei tohiks üldse, kõik kehad peaksid olema popida,
aga jah, on see Kim Kardashiani keha, mis on hästi peenikese peha ja suurte puusadega ja siis see kolmnurk kuidagi rõhutab seda masside erinevust siis. Ja, et see ei ole ka ainult nagu aluspükstega, et see on nagu kõik korsetid või nagu seda kolmnurka rõhutavad tooted. Rohkem minu arust on igasuguseid heegeldusi ja kudumeid, selliseid hästi just käsitöölikke, mis on tore vaadata, et ma selle juures olen mõelnud alati, et ma siin paistan silma sellega, et kui ma ütlen, et ma õppisin koolis kuduma ja heegeldama, et minu arust väga vajalikud oskused, et isegi disaineritest paljud ei oska käsitsi kududa ja heegeldada. Ja see on ka võib-olla seotud sellega, et see on niisugune kodune tegevus ja minul näiteks kudumine hoiab väga meeli korras, et midagi peas korrastab, kui sa saad oma kätega midagi teha. Ja ei ole ainult aluspüksid need, mida näha on, vaid on ka rinnahoidjad hästi palju topina, et ma just lugesin, et kui alati on mingid tsoonid kehal, mis on nagu huvitavamad mingil ajal, et kunagi oli see võib-olla dekoltee, siis oli nagu suured varukaaugud lõigatud ja külje pealt natuke rinde näha, et nüüd pidavad siis uus olema kõht ja et neid kõhte ka siis erinevaid ja see on vahva. Ja siis kuidagi mood on nagu obsessiivselt suhtub praegu rindadesse, mis on ka niisugune põnev välja tuua, et see ilmselt on seotud kuidagi selle suurema keha positiivsuse lainega ja jah, võib-olla mingid, kui te teate, et nagu Instagram ja mõned teised sotsiaalmeediad tsenseerivalt naiste rindu, siis see on nagu kuidagi võib-olla meeleavaldus selle vastu ka mingis mõttes ja see kuidagi tuli nagu üldise lainena, et näiteks just seda, et erinevatest materjalidest need rinnavormid teha, et näiteks see parem pool on minu tehtud, ma tegin selle üle 1,5 aasta tagasi ja siis ma ei olnud nagu väga palju niisugust vormi näinud ja kuidagi seda on huvitav selgitada, et see ei tähenda, et me kõik kopeerisid üksteist või kuidagi. See lihtsalt internet näiteks on üles ehitatud niimoodi, et me näeme ju ikkagi suht samu pilte, kõik on nagu samas infoväljas ja siis kuidagi ma arvan, et need ideed nagu tulevadki kuidagi mingist teisel tasandil nagu erinevate inimeste juurde, et see ei ole see, et kõik näevad täpselt seda ja siis ma ütlen, et okei, ma teen ise ka selle, et ei ole nagu kopeerimine, vaid see on nagu mingid ideed on alati õhus. Seda mikrokotti ma tõin välja sellepärast, et see on lihtsalt hästi kaval nii brändidel, kuidas inimesi oma kütkesse püüda, et sellel on väga äratuntav kuju, see on nagu see, et ta nii väike on, see tekitab huvi, põnev ja siis just nagu noored, kes võib-olla ei saa nagu suurt nahast kotti osta, et see on nagu asi, mida nad saavad endale lubada ja nagu esimene nagu sellest brändist, et võib-olla järgmine kord on midagi suuremat juba. Et jah, seda on ka nagu olnud juba mõnda aega. Mis mul siin veel on? Okei. Siis, mis kell on? Ma ei tea, lähme siis kohe selle nagu minu kogemuse juurde, et siis pärast
pärast ma teen selle chati lahti ja vaatame neid küsimusi. Jah. Nagu ma ütlesin, et minu 2 tähtsamat kooli ongi siis EKA ja siis IFM. EKA-sse ma läksin või nagu mul ei olnud mingisuguseid ootusi ega lootusi väga ja ma sain sealt nagu, see jääb igavesti, mul on kõige soojemad kogemused selle kooliga, nende inimestega, aga IFM-i ma läksin juba selliselt väga kriitiliselt. Ma teadsin täpselt, mida ma tahaksin koolilt saada. Jah, ja ütleme nii, et selles mõttes mu kogemus võib-olla ei olnud ka, või ma ei ütle midagi halvasti, aga jah, kogemus oli kindlasti teistsugune. Et kui EKA on meil ikkagi kunstikool, ma väärtustasin väga seda, et me tõesti õppisime joonistama, maalima. Meil oli väga palju kunstiga seotud aineid, siis IFM on väga tugevalt moekeskne, et seal ongi moe äriosa ja siis on moedisain ja mõned modelistid. Et muid erialasid seal ei ole. Ja kuidagi tundus hästi peale suruv, et kõik olid nagu, et lahe oli see, et kõikidel oli hästi tugevad moeteadmised, aga lihtsalt kogu see jutt, kogu aeg, kõik asi oli moe ümber. Nii ma pärast loen. Et kui minu ajal vähemalt õpetati EKA-s nagu moodi disaini osana, et seal on oluline ikkagi kõik kasutaja uurimine, kasutaja käitumise uurimine, see, mis tarbija tahab, milline ta on, et pakkuda inimestele seda, mis nad tahavad, siis IFM-is oli naljakas see, et meil suht esimesel päeval öeldi, et kullakes, et asi, mida te kindlasti ei tohi teha, et ei tohi anda inimestele seda, mis nad arvavad, et nad tahavad. Et ma arvan, et ongi, moes on nii palju nagu seda intuitiivsust ja peale selle tahab nagu luksuse tarbija ikkagi, et tal oleks su kunstiline juht brändil, kes on nagu jumal taevas ja ütleb, et see on moes, sest mina ütlen, et see on lahe. Ja et seal kõigil oleks nagu narratiiv, et ta ei osta nagu ainult seda toodet. Jah, et ma arvan, et see moes on nii palju erinevusi mingisuguse tööstusdisainist võib-olla, et hoopis nagu niivõrd abstraktne on see moevärk, et ei ole absoluutselt, seal ei ole väga midagi mõistuslikku. Et kui EKA-s me pidime, meil oli ikkagi kirjutavaid aineid palju, mis on väga oluline, et sellest ma tundsin näiteks siin puudust, et nagu seda analüüsi poolt oli vähe, et kogu aeg oli ainult nagu tegemine. Et mõlemas koolis oli väga tugev käeline tegevus ka, et tihti on inimesed ütlevad, et ühes kohas, et Eestis õpetatakse väga palju käelisi asju ja teises kohas keegi ei oska õmblusmasinat kasutada, et minu see kogemus on küll niimoodi, et mõlemas kohas oli ikka natuke erinevast tahus, aga käeline tegevus ja see õmblemine oli väga oluline. Eestis me saime pigem nagu oma kogemuse kokku panna või kui sa teadsid, mida sa umbes tahad teha, siis kuidagi sa leiad võimaluse seda teha. Siis Prantsusmaa süsteem on üleüldiselt väga koolilik, et see alati šokeerib ka uusi rahvusvahelisi üliõpilasi,
et sa ei tohi puududa, hilineda, sulle pannakse kohe tunniplaan ette, sul ei ole mingeid valikuid, sa lähed sinna ja nii ongi. Ja selle tõttu minu arust nende koolitee on ka nagu hästi kindlalt ette määratud kogu aeg, et sa teed selle baka või sa teed selle ettevalmistuskursuse, siis sa teed baka, siis sa teed magistri ja siis lähed tööle ja nagu nii ongi. Ja siis teised nagu tulevad, et on nagu enda tausta ja enda kogemusi ise üles ehitanud, et see on nagu suur erinevus minu arust. Ja. Ups. Nii, üks asi oli veel rääkida sellest. Ta läheb kiiresti edasi. Et IFM-i suur pluss on ikkagi see, miks inimesed sinna õppima lähevad, on need tutvused, mida sa saad ja need sidemed moemajadega, mis sellel koolil on, et sa nagu tunned kogu aeg seda õppides, et see on nagu nii tihedalt ka selle ärilise poolega seotud ja sul on nagu, sa näed, et sul on nagu pilk kogu aeg peal, ütleme niimoodi. Et jah, et kui meil oli see lõpukollektsioonide esitlus ka, siis lihtsalt oli see nähtavus oli meie jaoks suureks tehtud, et meil oli seda mingisugust moepressi ja meil oli, et nad kuidagi suutsid ikkagi oma selle institutsiooniga silmad meie peale suunata, mis oli selle suur pluss. Ma ei saa üldse enam liigutada või? Aga okei, ma ei näe seda slaidi praegu, aga ma räägin teile siis üleüldiselt üsna kibestunud vaade moeharidusele üldiselt, aga jah, et kui keegi mõtleb või kellegi tuttav mõtleb moodi õppima minna, siis peab arvestama sellega, et esiteks on see väga kallis, isegi siis, kui sul ei ole õppemaksu. Siinkohal jälle aitäh paljude stipendiumitele, mis ma olen saanud, aitäh Kulkale, aitäh Prantsuse suursaatkonna stipendiumile, mis aitas mind tõesti ellu jääda. Igal juhul jah, see hulk materjale, mis peab ostma, see on nagu tohutu. Üks asi on see, et me näeme lõpukollektsioonis on näiteks 6-8 komplekti ja juba sinna läheb väga palju kangast sisse. Aga sa pead mõtlema, et see on ainult väga väike osa sellest materjalide mahust, mis kõik sa pead ise ostma oma kodus või koolis säilitama. Jah, et ühed asjad lähevad nagu näiteks kõikidele toodetele, sa teed ikkagi mingi 3 maketti, sinna läheb juba hullult palju materjale, siis ma ei tea, näiteks lihtne näide, et ükski õppejõud ei vaata sulle internetist või nagu sa ei saa digitaalselt midagi teha, sa pead kõik ikkagi välja printima, et kõik käib paberil kogu aeg alati. Siis näiteks viimasel hetkel sul stilist ütleb, et need 3 toodet, need 3 siluetti ei lähe lavale, et 3 uut. Ja siis sa nutad, lähed, ostad uut kangast, uut ülikallist kangast ja siis hakkad uuesti õmblema. Pluss on nagu inimesed, kes sul ikkagi aitavad teha seda, et sa ei jõua seda lõpuks kõik üksinda valmis õmmelda ja ilmselgelt sa maksad ka neile, sellepärast, et nende töö on mega vajalik. Jah. Nii et jah, ja see on ka väga ajakulukas, et ma olen nüüd selle moevärgiga tegelenud üle 8 aasta
ma ei ole kordagi eriala vahetunud ja ma teen ikka praktikat. Ma mõtlen, et see võiks olla selle ajaga juba doktor ja teha nagu sihukest tööd, mis on nagu päriselt oodatakse ja mis on vajalik. Selle asemel aitame siin kaasa kliima soojenemisele. Ja seda kõik praktikapalga eest. Aga ma räägiks siis ikkagi oma kollektsioonist ka natuke, ma üritan uuesti selle screen share imise vajale panna. Nii. Et väikest promo. Nii. Et kui ma selliseid, see on vaikselt tekib siia, selliseid isiklikumaid projekte alustan, siis mulle ei meeldi alustada moe inspiratsiooniga, et mulle meeldib tegeleda hästi palju tekstidega ja hästi moekaugete asjadega. Et seekord ma jõudsin fotode juurde ja just fotode juurde, mis on tehtud liikuvatest esemetest, kus on mingisugune liikumine, mingisugune udustus sees. Ma hakkasin mõtlema, et kuidas kõik need fotod on ikkagi nagu väike salvestus. Seal on nagu väike video sees, mis on nagu pakitud kahemõõtmelisse liikumatusse ruumi. Ja see kontseptsioon kuidagi keris mu peas. Ja siis ma seostasin selle ajaloolise korsetiga, sellepärast, et see on nagu foto, mis hoiab mingit momenti koos, mingisugust takistab või seob kuidagi ühte ja siis korsett, mis kuidagi vormib keha või hoiab nagu takistuses kogu aeg. Ja siis ma esimese asjana võtsin need originaallõiked ja kuidagi tekitasin nende, võtsin selle udustat või uduse või liikumises pildi ja selle liikumise järgi ma vormisin või nagu tõmbasin need lõiked täiesti nagu paigast ära nii-öelda. Ja see liikumine üldse, täpselt see diagonaalne mingisugune liikumine, see jäi mul nagu kollektsiooni kõikidesse toodetesse. Ja siin on näiteks üks arendus, et ma magistris ma ei alustanud põhimõtteliselt kunagi joonisest, et see ei ole hästi tihe on selline arvamus, et disainer on see, kes istub laua taha, võtab valge paberi ette ja siis joonistab moed valmis. Et minul vähemalt selle projektiga ma hakkasin rohkem nagu otse 3D-s töötama, drapeerima, sest see on selle kooli tugevus ka, et meid toetasid näiteks Diori, Haute Couture'i atelier premièrement ehk siis esimene käsi, kellel on kõik nagu mingisugused nipid Haute Couture'ist ja mingid lõikelised lahendused või kuidas hästi kiiresti teha, et suur tiim oli ja seda sai nagu hästi ära kasutada. Ja siis sellest samast komplektist siis valmis toodet, siis paremal seljalahendus ja vasakul on illustratsioon, mis mul siin selja taga on, nagu te olete võib-olla märganud. Et see illustratsioon on siuke pigem viimane asi, mida sa teed kollektsioonis. Mitte esimene, jah. Ja siis üks teema, mis mul seal kollektsioonis oli väga tugevalt, oli nagu kihistumine või kihistused, sellepärast, et osades kultuurides on uskumus, et kui sa teed inimesest või kellestki pilti, siis sa võtad talt midagi ära, nii et see ongi nagu mingisugune kihistuste maha koorumine. Aga see parempoolne pilt siin on nagu Pakri tuletornist alla tehtud, et ma käisin ka tol
eelmisel suvel Eestis ja kogusin nagu mõtteid ja kõik need värvid siin selle pildi peal, need jäid nagu kollektsiooni väga tugevalt sisse. Lõpu photoshootist üks tore pilt, et me mõtlesimegi, et me ei taha midagi poseeritud, et me tahame just seda hetke, kus modellid on nagu enne poseerimist ja seda oli väga raske tabada, sellepärast, et ikkagi nad tahavad nagu väga poseerida ja siis see kiiresti fotograaf peab tabama selle mingisuguse huvitava momendi enne poseerimist. Veel üks nagu trapeerituma toote arendus, et võib tunduda, et need suuri vorme oli nagu keerulisem arendada, siis tegelikult on nagu mingid trapeeringud, mis on iga kord, igas materjalis on absoluutselt erinevad. See on nagu, sa teed mingi 5 lõiget sellele, kõik on nagu mingi läbi siidipaberi kõik, et mitte midagi ei liiguks, ikka absoluutselt teistsugune lõpuks. Ja siis lõpuks ma paningi nagu viimased trapeeringud tegin valmis tootel, et seda ei olnud võimalik sellest normaalset lõiget kokku panna. Ja siis siin on see final look ehk siis viimane siluett kollektsioonist, mis on selline natuke dramaatilisem. Ja et siin see kihistumine läks nagu tekstuuri. Ja ma ütlen selle kohta autoritehnika, sellepärast, et seda on väga raske seletada, kuidas ma jõudsin nagu sellele, et seal on nagu mingi mega palju kihte, kangast, vatiini, siis on peal prinditud nailon ja siis kõige peal on siidipaber, mis ajapikku maha koorub ja mis muudab nagu kogu aeg see disain natuke muutub, et ma üritasin leida lahendusi, et kuidas kavalalt jõuda huvitavamate kangalahendusteni, sellepärast, et ilusad kangad on väga kallid ja näiteks Kursavent tellis nagu spetsiaalselt temale kootud šakardit, mis maksis, ma ei tea, kas see oli sadades või see oli juba tuhandetes, et ma lihtsalt nagu leidsin endalt kangajääke, ostsin odavaid kangaid, et ma ei tahtnud üldse mingit ökodisaini teha. Ma olin lihtsalt vaene. Aga lahendus, see esimene vasakpool on näiteks makett, et ma pidin ka sellisele asjale ikkagi maketi tegema ja lõiget muutma ja see on suur tegemine selles mõttes, et pükse ma juba teppisin äkki nädal aega lihtsalt õmblusmasinal ja siin on nagu üks lähedalt pilt arendusest, kuidas ma seda kangast arendasin, et siin on nagu, võib näha, seal all olid kõik nagu fotod koorusid välja ja siin ongi nagu minu enda tehtud fotod, et siin on nagu üks nägu näiteks näha, ja seal oli nagu otsene inspiratsioon oli samalt Pakri tuletorni see sein, kuidas need mustrid kõik olid üksi peal ja kuidagi koorusid väga lahedalt. Ja neid fotosid või neid nägusid kuskilt, see oli omaette nagu avastamismäng, et selleks peab neid tooteid ise nägema, aga lähemalt üks pilt nagu nendest printidest või tekstuuridest. Ja sellesama komplekti lõpplahendus ka sellest fotoseeriast, see tüdruk oli selle kollektsiooni muusa, väga tõsiselt meeldib kuidagi ta olemust, ta nägu väga inspireerib. Nii, ja siis kiiresti siin oli nagu see sketšid, nagu neid sketši ma muutsin kogu aeg. Ja siis lõpus viisin selle nagu korrelatsiooni sellega, mis pärast lavale tuli. Ja siis, mis välja tuli, need on ainult eestpildid, et nendes on nagu, see informatsioon, mingi informatsioon on, aga need on kõik 3-mõõtmelised objektid, neid peab kogema, vaatama erinevatest külgedest. Ma arvan, et alati see
kuidas meil need Vogue Runway või need kollektsioonide pildid tekivad ka internetti, et me näeme ainult seda ühte eest pilti, et see päris tõde on ikka kuskil mujal. Ja hetkel see kollektsioon elab siis täiesti oma elu. On enamasti kogu aeg välja laenutatud suures osas stilistid võtavad nagu ühendust, leiavad mind kuidagi üles ja siis vähemalt ei täida kappi, sellepärast et mul ei ole ruumi neid siin väga kuskil hoida, nii et ma olen väga õnnelik, kui need kollektsioon ringi käib, et on toredaid pilte, on vähem toredaid pilte, et siia ma panin mõned, mille üle ma olen nagu rohkem õnnelik. Kõige uhkem olen ma selle Kreeka Vogue'i pildi üle, mis on siin üleval. Ja nii, ja siis nüüd paar sõna ka sellest, mis ma praegu teen või kuidas mu elu praegu käib. Ma kahjuks ei saa sellest nagu mingeid isiklikke pilte üldse jagada, sellepärast et kõik on väga tsenseeritud, kõik on väga salajane. Aga ka mul läks selle praktika otsimisega päris kaua aega, sellepärast et mul olid nagu mingid kindlad soovid, et ma tahtsin, et mulle bränd meeldiks. Ma tahtsin, et mul oleks nagu intervjuu käigus tekiks nagu mingi klikk disaineritega või nendega, kes intervjueerivad ja ma tahtsin, et tööülesanded oleks lahedad ja lahe positsioon oleks. Ja siis ma lõpuks leidsin Onne. Mis tähendab, et ma olen 3D stuudios. Eestis, kui ma ütlen seda, siis kõik on nagu, mis sa teed, kas sa teed nagu mingi arvutis mingi 3D asju. Ei, see lihtsalt tähendab, et ma teen asju päriselt. Ma trapeerin, ma töötan materjaliga, mitte ma ei pea arvutis istuma, mille mul on nii hea meel. See on nii eriline ja enamasti me näetakse näiteks mingisugune natuke mingi inspiratsioonipilt ette ja siis me peame erinevaid lahendusi sellele pakkuma. Ma ei tea, näiteks praegu ma tegelesin erinevate kodeedega. Kodeede lahendused. Kode on üks ka trapeering veits kindlama spetsiifilise kujuga või mingisugune näiteks mingi kiilukujuline volang, mis on seeliku vahele õmmeldud, et kuidas et mul oli inspiratsioon ees ja lihtsalt paku, ma ei tea, 6 lahendust 2 päevaga, ja siis kõik nagu mitte midagi sai joonista niisama, et kõik, kui Matthew Williams, kes on siis Givenchy loominguline juht, ta sai nagu aru, et Pariisis on nagu sellised võimalused, et sa saad kõike nagu päriselt näha, siis me peame kõik talle ikkagi, kogu see disain käib otse materjalis ja palju on ka seda, et näiteks vintage'it ostetakse kaltsukatest odavaid asju, siis lõigatakse neid esmaspäeval meil just üks sessioon, kus me lihtsalt nagu saame sellega möllata ja asju nagu kiiresti kokku panna, mingeid hübriide teha. Siuke intuitiivne värk. Et ei ole seda valget paberit pliiatsit. Ja stuudio on meil nii ilus. Ma arvasin, et alati on see, et moega käib kaasas see, et sul ei ole kunagi ruumi töötada normaalselt. Aga esimest korda on nagu ruumi nii palju. Meil on 4 interni peale, 4 praktikandi peale, 2 suurt ruumi, suured lauad, palju õmblusmasinaid, Eiffeli torn paistab, palju valgust. Ühesõnaga, elu on ilus. Jah, kuna ma ei saanud panna ühtegi enda asja või arendusi uutest asjadest, siis ma lisasin mõned pildid eelmisest show'st, mis oli nüüd oktoobri alguses, kuu aega tagasi täpselt. Meie olime seal riietajatena show päeval kohal.
aga ja, et moe eripära ongi see, et sul on nagu väga kiired perioodid, kus sul 2 nädalat, iga nädalavahetus olime tööl ja õhtuti kella 11-ni. Ja siis on sul ajad, kus sul on suht tühi. Ja nagu seal oli vastu, ei saa ka midagi teha, sa ei saa ette teha, sa ei saa nagu praegu hakata, ma ei tea, 2025. aasta kollektsiooni tegema või noh. Et jah. Üldiselt meil jälgitakse seda, et me läheksime õigel ajal ilusti koju. Tööpäevad on kella 10-st kella 7-ni. Ja kuna ongi, et eriti moes viimasel ajal räägitakse nii palju sellest ületöötamisest ja läbipõlemisest, siis on väga kindel kontroll, kõik kontrollivad üksteist, et kõik ikka läheksid koju õigele ei jääks kauemaks. Ja minu suurem jutt on nüüd otsas. Ma olen täiesti üksinda rääkinud, vahutanud siin tund aega, et nüüd on teie hetk küsimusi küsida ja ma teen ka chati lahti. Oi, küsimus. Ma võtsin siit selle viimase. Et mis on sinu nägemusel need Eesti brändid, mis võiksid Prantsusmaal moeteadlike klientide tähelepanu pälvida? Ei taha siin mingisuguseid nimesid pilduda, et meil on väga palju laedaid noori disainerid, kes teevad nagu hoopis teistsugune või nagu kõikidel on mingi oma nägemused. Vist asi ongi see, et kust leida see rahastus ja kust leida need investorid. Et ma arvan, et see nagu, kui sa suudad nagu ärilise poole pealt selle kellelegi ära seletada, siis ma arvan, et neid on päris mitmeid, kellel oleks, sest Prantsusmaa on juba nii suur, et siin elavadki nagu kõik mingisugused täiesti suvalised poed ka ära, et nagu meil Eestis on nii palju lahedaid disainereid, et neil oleks kindlasti turgu, aga sa lihtsalt pead nagu kuidagi jõudma selleni. Ma nüüd üritasin natuke kõrvale puigelda sellest küsimusest, vabandust. Siis loen, et ma lihtsalt vait ei oleks, ma pigem loen selle küsimuse ette. Tavavaatajana on alati mõttes küsimus, kõik pakutav moeshowdel ja nii edasi on äärmiselt veider, tavatu reaalseks kandmiseks irreaalne ning minu arvates kaob lihtsalt sama showga ka nii-öelda lavalt, sest see ei ole reaalne kantav mood. Kuidas seletada see seda veelahet moe ja kunstishow ja moe kui reaalselt kantava vahel? Esiteks, see on tõsi, et väga palju kollektsioonid ikkagi nagu erinevad, see, mis on showdel ja mis on pärast poes. Aga ma arvan, et see annab lihtsalt mingisuguse idee või mingi tunde sellele, mis sul poodi päriselt tuleb. Ja tihti ongi nagu just see stilistika, nagu see, kuidas need asjad on kokku pandud, see on ikkagi nagu selline, mida võib-olla iga inimene välja ei kanna, et tegelikult on seal ka neid tavalisi viikareid ja tavalisi pintsakuid, et lihtsalt tuleb poodi minna ja vaadata, et kuidas on see edasi kantud. Ja lisaks kõigele on see ka showd see koht, kus sa teedki nagu kunsti nii-öelda, et sa mõtled, kuidagi see tekitab nagu ideid, mis kanduvad edasi siis nii-öelda kantavasse moodi. Et see on niisugune katalüsaat või see on niisugune keemispott, kus sul tekivad uued ideed ja
sa pead tekitama inimestele mingisugust emotsioone, sellepärast et see moe, see näitemäng, see on kõik nii emotsioonidega seotud, et sa ei saa panna nagu iga hooaeg samu mingit kostüümi lavale. Et see on igipõline küsimus ja ma iga kord nagu valmistun selleks ette, aga ma kuidagi, seal on nii palju öelda ja need õiged sõnad ei tule kunagi lõpuks õigel hetkel välja. Kuidas võiksid koolid moedisaini tudengeid paremini päris elu jaoks ette valmistada? Ma võib-olla ei ole päris eluga nii palju kokku puutunud. Ma ei tea, kas nagu päriselt saab. Ma arvan, et sa lõpuks lähed tööle ja õpid ikkagi tööl, et ja iga koht on täiesti erinev ka, et iga tiim, iga dünaamika on erinev, et kas kool saab nagu ette valmistada, et kindlasti on see, et koolis me tegeleme rohkem nagu enda, kõik on nagu kunstilised juhid ja kõik on nagu, saavad nagu oma kunsti teha ja ennast sinna hästi palju sisse panna. Ja ma arvan, et see on vajalik selleks disaineri ettevalmistuseks, sellepärast, et sa tead, mis sulle meeldib, kuhu sa ennast positsioneerid, kellega sa tahad töötada, mis on sinu esteetika, et sa oled nagu selle endast välja lasknud, et nagu mul on endal ka siuke tunne, et ma nagu tegin baka lõpus kollektsiooni ja magistri lõpuks kollektsiooni, et ma nagu vahepeal nagu ma ei suudaks iga aasta teha seda, sest ma mõlema kollektsiooniga ma põlesin nii hullult läbi, et ma olen nagu siiamaani taastun sellest ja sellest viimasest lopsust. Aga jah, et sul tekivad mingisugused ideed, mingisugused enda sisse mingid asjad nagu mõne aastaga jooksul. Mul oli ka ikka mingi 4 aastat vahet äkki või midagi sellist neil kollektsioonidel, et ja siis sa kuidagi elad selle välja selle oma kollektsioonis lõpuks, et ma arvan, et iga aasta mina ei suudaks teha nagu sellise energiaga kollektsiooni, nii palju, kus sa paned endast nii palju sisse, et kommertslikumat kollektsiooni võib olla, aga mitte sellist. Nii. Ootan veel teie küsimusi ja te võite ka suusõnaliselt neid öelda. Ma küsin vahepeal ühe küsimuse, siin juba üks tuli ka, aga ma küsin vahepeal enda oma ka ära, et siis kõik osalejad ja kuulajad julgelt võite ka oma video sisse lülitada, mikrofoni lahti teha, et siis kes ei taha kirjutada, võib ka siis suusõnaliselt küsida ja vastupidi. Aga et sa tõid välja ka, ütleme, neid oma selliseid raskemaid hetki, kus võib-olla motivatsioon kadus ära, aga mis sind ikkagi nagu tagasi tõmbab kõigest hoolimata selle juurde ja miks sa ikkagi oled jäänud ja praegu jätkad selle moevaldkonnaga, et sa ei ole ka lahkunud? Sest mul on liiga palju aega siia pühendanud juba. Ma ei tea, sellel on ikkagi nagu need hetked, kui sa näed, et nagu sa tegelenud nagu väga kaua mingi asjaga, siis see nagu saab kokku ja see nagu toimib. See nagu, siis ma olen alati nutnud, et sa nagu näed, et see töö on nagu päriselt, nagu su enda jaoks päriselt meeldib mingil hetkel, et nagu väga suur osa ajast sul ikkagi enda looming ei meeldi, sa oled nagu suudad olla kõige kriitilisem enda loomingu suhtes, aga kui vähestel hetkedel see ise selle üle uhke oled, siis need on olulised. Ja kui sa näed nagu teiste asju, mis on nii lahedad, siis sa oled nagu, ma olen nii inspireeritud, ma tahan nüüd kohe minna õmblema. Mis soovituse annad moetudengitele, kas spetsialiseeru üle kottide, sellepärast, et kotidisainerid on alati vaja. Ei, nagu päriselt
mis soovitusi ma oskan anda? Vaata ringi, et Eesti on osa sellest asjast, mis maailma moes toimub. Aga jah, et sul oleks nagu pidevalt mingisugune suur pilt silme ees ja mõtle selle peale, et kuidas sa tulevikus raha teenima hakkad. Sest see on keeruline. Ja naudi seda aega, sellepärast, et EKA on, minu kogemus EKAs oli väga lahe ja need inimesed ja kuidagi see on väga üürike see, et sa saad nautida lahedate inimeste energiat, nende loomingulisust enda ümber ja sõlmi mingisuguseid lahedaid kontakte, võib-olla koostööpartnereid, kellega sa kunagi on nagu samad mõtted ja sama esteetika või kuidagi sobite, siis see on kindlasti koht, kus leida neid inimesi edaspidiseks eluks. See on väga hea küsimus, et kui suur on šanss siis edasi tööle jääda ja kas tahaksid põhikohaga jääda? Väga väike. Põhimõtteliselt keegi peab ära minema ja disainerid on nii vähe, et keegi ei taha ära minna. Ja ma räägin teile ka selle loo, kuidas meil oli ainult üks junior disainer ja tal anti ainult nagu mingi 3-nädalasi lepinguid. Et sa ei saa tööl, vaid sa nagu 3 nädalat on sul töö olemas ja siis äkki ühel hetkel ei pikendatud. Nüüd otsi endale uus töökoht, et sa oled teinud magistri ära, sa oled teinud 3 praktikat, sa oled peaaegu 30 aastat vana ja lihtsalt ei saa. Ja peab olema väga palju õnne, et üldse leida moe vallas tööd. Aga tiim on tõesti väga lahe ja kuigi mul on tunne, et nagu meie praktikantidena 3D stuudios me teeme nii palju, kogu see lõbus osa on meie teha, et need peavad ainult koosolekutel olema ja arvutis meid värme panema ja niisugused asju tegema. Et jah, ei muidugi nad saavad, nendelt tuleb mingisugune sisend ja nemad peavad tegema mingeid suuri valikuid, aga meie saame nagu mässata materjalidega ja see on tore. Nii et jah, ma ei tea. Praegu ongi see, et ma olen nii kaua selle asjaga juba tegelenud ikkagi nagu üliõpilase kohta. Et ma olen siiani, ma olen kuni selle praktika lõpuni üliõpilane. Ja mu suurim lootus on saada uus praktika kuhugile, et see on täiesti absurdne maailm. Aga palun. Veel küsimusi? Kas sa, või tähendab, kui kaua sa tunned, et sa tahaksid veel näiteks selliste suurte tuntud moemajade juures töötada ja kogemusi saada või millal sa näiteks kas ja kui jah, siis millal sa näiteks tahaksid tulla Eestisse, et siin midagi teha oma enda loodud moemajalt või äkki tahaksid hoopis, ma ei tea, kuskile mujale maailma minna veel kogemusi hankima ja tööle, et mis su mõtted praegu on? Kui ma magistrit alustasin, siis ma mõtlesin, et ma tahaksin siia jääda nagu päriselt tööle ja päriselt ennast sisse seada, aga see elukvaliteet siin on ikkagi väga madal ses mõttes, et sul peab olema väga suur ja kindel palk, et sa saaksid nagu normaalselt Pariisis ära elada nagu nende rendihindadega, et just nagu võrdluseks siis tuua, et minu korter on 11,5 ruutu. Kogu mu elu on siin, mu kollektsioon elab siin, sellepärast ma tahan kogu aeg stilistida selle ära anda. Ja see jah, pikalt ei ole lihtsalt, ongi nagu
mu ema küsib seda ja mu nagu tuttavad küsivad ja me arutame nagu ka nagu teiste disaineritega, kui kaua seda väärt on, nagu kaua Pariis seda ikkagi väärt on. Et ma arvan, et nii kaua, kui sul on nagu, sa tuled oma rahadega enam-vähem kokku ja sul on ikkagi mingisugune sisemine põlemine ja sulle meeldib see töö ja see pakub sulle, siis aga siis, kui sa tunned, et üks nendest elementidest enam ei ole seal, siis on aeg midagi muud otsida, aga ma olen endale pannud nagu mingi kuni 10 kuni 9 aastat võib-olla peaksin vastu ja siis vaatab, mis edasi saab, sest mulle tegelikult meeldib Eestis ja ma olen nagu just paari viimase aastaga olen hakanud mõtlema, et ma tahaksin, et mul oleks Eestis midagi teha. Aga ma ei tea, ma arvan, et igaüks ei pea oma brändi tegema ja jah, et mul ei ole seda hetkel, ei ole mul vaja oma ego sellega rahuldada, et mul oleks nagu oma nimeline bränd ja et Eestis on juba väga palju väikseid brände, et maailmas üldse on liiga palju brände. Et ma arvan, et disaineri väga suur oskus on see, et sa oskaksid teistega koos töötada, kellelegi teisele töötada. Jah, et ma ei pea olema see jumal taevas, aga mingil hetkel ma tahaks Eestisse tulla, aga ma ei tea, mida ma tegema hakkan. Veel midagi? Siin on vist, mulle tundub, et 2 chati on, nagu üks on üldine chat ja siis on mingid küsimused, mis tulevad nagu otse sulle, et nagu siin on mingi direct messages ja üldine, et ma ise ka nagu täpselt ei näe, et kas keegi veel esitab mingeid küsimusi või mitte. Ma arvan, et sina peaksid kõike nägema, et kui need kõik sulle tulevad, nii et. See ikka tuleb nagu, okei. Ma näen, okei. Aga praegu on veel võimalus küsida Friidalt, kui mitte, siis suur aitäh kõigile, et te olete täna õhtul meiega olnud ja osalesite. Suur aitäh, Friida, et sa leidsid oma kiire tempo juures aega meiega vestelda ja natuke seda ülipõnevat maailma seestpoolt avada ja hästi palju jõudu ja jaksu sulle kõikides ettevõtmistes ja loomingulist lendu. Ja loodan, et kohtume teie kõigiga õige pea, et jälgige Prantsuse Instituudi kanaleid Facebookis, kodulehel, uudiskirjas, et praegu oli selline moesessioon moekinoga ja Friida Jõega siin Prantsuse Instituudi teemaõhtul, aga meil on ka palju muid üritusi, mis toimuvad. Nii et hoidke kätt pulsil ja loodame, et kohtume varsti kas siis virtuaalselt või päriselus. Nii et peatsete kohtumisteni ja suur aitäh! Aitäh, Ulla, sulle, et sa kutsusid mind ja panid meid mõtlema asjade peale ja teile ka, kes te kõik siin täna olite. Väga vahva! Ilusat õhtut ja peatseni! Nägemist!